Tere päevast, armsad kõik, kes te siin Üksvägi grupis olete. Imeline päev on alanud, linnud laulavad. Päikest küll siin Harjumaal pole, aga me oleme ise need päikesed. Tere kõikidele. Ootan teid eetris, armsad. Ja tänane pealkiri. Lea on kohal, tere. Raha järgib nähtavust, aga mida nähtavus järgib, on siis tänane pealkiri. Tere Ingrid. Kui äge see on. Raha järgib nähtavust, aga mida nähtavus järgib, on siis pealkiri. Ja see on eilse laivi jätkuks, sest et kui me sellesse sügavuti sisse astume, siis valgus tuleb nii-öelda esile, teadlikkus tuleb nähtavale, tõde tuleb nähtavale. Ja minu nagu üks suur kirg on see, et suppelda tões, mis on puhas, mis on helge. Ja kui ma seda kõnelen, siis ma näen, kuidas ma seda tõdega loon. Ja see on mulle nauditav. Et raha järgib nähtavust, aga mida nähtavus järgib, oli küsimus. Ja teine pool sellest, et tõeline nähtavus ei tule strateegiast, vaid kehastatud kohalolust, mis kannab sagedust, mida ei saa teeselda. Tõeline nähtavus tuleb strateegiast, vaid kehastatud kohalolust, mis kannab sagedust, mida ei saa teeselda. See on üks väga suur aspekt. Vaatan korra, kas ma näen teid ka Facebookis. Otse. Kas teid on näha? Kirjutage mulle tere või midagi seal. Kutsume teised ka vaatama. Tere, Ave, tere! Lilled ja liblikad. Kuulete, kuidas linnud laulavad? Sa nagu kisavad. Ja te teate, miks linnud laulavad, eks ju? Vist olen öelnud. Te vist teate ka, on ju? Et ma eeldan, et te teate. Sest isased linnud räägivad, et siin on mu kodus, siin on mu kodus, siin on mu piirkond, kes kõvemini kisab. Nad püüavad üksteisest üle kisada, et siis oma piire näidata. Selleks linnud laulavad. Ja suures osas laulavad ainult isased. Isased linnud. Väga äge. Tere Elle, tere Lea, tere Ingrid ja kõik teised. Kutsume ka teised kohale. Paneme siia siis sedasi, et no, et tuleb meile siia ette niimoodi. Kutse on teile saadetud. Väga vahva. Aga vaatame siis lähemalt. Vaatame seda asja siis lähemalt. Nii kallid olete. Lihtsalt nii kallid. Just lõppes üks coaching, mis oli erakordne. Ja kuidas tuli nähtavale see koht, kus me naised kukkudes kehasse, millest meile rääkisime. Kukkudes kehasse ja hakates seda nagu kehastama, seda, mida sa tead, oma tõde. See, kuidas kehastada, ei ole siin peas jällegi. Ja me ei saa seda teeselda, vaid see on su olemus, eks ju. Siis see ongi see aspekt, mis täna siin meil jutuks tuleb. Et oleme kõik kuulnud seda, ma olen ise hästi palju koolitanud sellel teemal neid energiaid ja jaganud seda informatsiooni.
see on lihtsalt informatsioon, mida ma jagan, see ei ole mingi nagu puhas tõde, aga kindlasti olete paljud sellest ka kuulnud, et raha järgneb rõõmule, raha järgneb energiale, raha järgneb tõele. Eks ju, et see on üks täiesti uus koht justkui minu jaoks. Et kui sa vaatad füüsikat ja vaatad loodust, eks ju, seal, kus on valgus, seal tuleb rikkus. Seal, kus päike paistab, sealt ärkavad selles koosloomes mulla, õhu, lindude, mesilaste ja kõige muuga ja tarkusega, teadlikkuse tarkusega need tained, need põõsad, ma ei tea, ja kõik muu. Ehk siis see valgus, mis on tingimusteta armastus, oma siis definitsioonis tõde teiste sõnadega, saab ilmuda raha ja viljakus, ehk siis puhtus, joondus, valgus, selgus, puhas teadlikkus on see, kus kõik saab õitsele puhkeda. Küsimus nüüd ongi meil inimestena, kas me oleme valmis olema nii puhtad ja kas me valime seda puhtust, kas me valime seda selgust, kas me valime seda joondust iseendaga, kas me valime seda hinge kasvu samal ajal, kui me oleme see puhtus ja nõudmine iseendaga. Sest et raha järgneb rõõmule. Raha järgneb rõõmule. Sest rõõmu energia on valgus, see on kergus, see on naer, see on rahulikkus, see on tasakaal, see on selline vibratsioon, nagu võdin. See on see sama tunne, kui sa lähed, kui kevadel tuleb päike välja ja sa lähed päikese kätte, siis on sul kehal on selline nagu päike, kevad on õhus. Või sa tunned pagaripoe ukse taga värskelt küpsetatud saia lõhna, see on selline see tunne, eks ju. Et ja nüüd vaatame seda poolt, et raha järgib nähtavust, ehk siis seda ehedust, seda valgust, seda puhtust. Et kui sind ei nähta, siis ei saa sind ka valida. Sind ei saa kogeda, ega sind ei saa kuskile kutsuda. Keegi saa sind kätte. Ja paljud ei saagi sind kätte, sest nad on ise nii sellises kohas, mis ei ole veel kasvuks võib-olla valmis. Nii, mis puudutab inimesi. Aga et kui sind ei nähta, siis ei saa sind ka keegi valida. Kui me räägime partneritest, kui me räägime ka rahast, see kõik on üks ja sama energia. Ega sind ka kuhugi kutsuda. Mida siis nähtavus järgib? Et nähtavus pole mingi strateegia. Asi ei ole selles, et me teeme mingi kindla plaani ja siis justkui sellele järgneb kõik see ette arvata. Et paljud inimesed iseendana püüavad mingisuguse strateegia kaudu tulla nähtavale. Kõik see, mis ma olen märganud Lady Grace'i 12. nädala coachingus, on absoluutselt täiesti käsitlematu. Eda ei saa selgitada sõnadega, vaid see toimub selles hetkes, kui ma kohtun naistega. See on mingi teatud energia, mis ilmub, mis vahendab seda, et kõik see, mis see tõde, mis peab ilmuma, see kohe ilmub. Ja see ei ole loogikaga selgitatav. Ehk siis see on üks hästi suur aspekt selles kõiges, olla nähtav. Sest et tõde on tõde, tõde ei saa varjutada enam mitte miski, kui sina oled ühendusse ja joondusesse iseendaga tulnud. Ja et mida siis tähendab strateegiat luua? Strateegiat luua tähendab siis valida õigeid sõnu, teha, õiged pildid, õiged perfektsed, kuidas asjad käivad. Õige. Sest et nii kaua, kuni me kõik püüame õigesti käituda, õigesti mõtelda, õigesti luua, õigesti teha, siis see tähendab energeetiliselt seda, et sa püüad kontrollida midagi,
mis ei nõua üldse kontrolli. Mõistate, loomine käib kaosest ja loomisest tulevad taipamised. Sellest kaosest tulevad taipamised ja kui sa need taipamised kätte saad ja sealt pealt teed järgmise valiku, siis selles hetkes hakkab see loomine 1,000,000 korda kiiremini tulema esile, aga see on kontrollimatu mõistusele. Ehk siis nähtavus, mis on loodud ainult nagu pea kaudu, mis on õige strateegia. See on nagu valgus ilma soojuseta. Mõistate? Et kõik need kohad siin maailmas, kus meil on õpetatud mingisugust teiste inimeste kogemuse järgi, mingisuguseid strateegiaid, mis on õige, mis on vale. Ja sa püüad ennast selle järgi kuidagi sättida. Siis sa oled lõksus. Raha ei leia sind ülesse. Või kui leiab, ta tuleb ikka mingi punniga. Siukse nagu punnitamisega. Raha tuleb ise sinuni. Kõik, mis tuleb sinuni, on see, mis energiat sa vibreerid, millist tõde sa kehastad, millist valgust sa omad, milline valgus sa oled ja millist puhtust sa elad, millist valgust sa elad. Ehk siis, kui sa lähtud oma elus ainult peast ja püüad teha õigeid asju, otsid õigeid vastuseid, siis see on justkui valgus ilma soojuseta. Tunneta seda. Et see on nähtav, aga mitte kutsuv. Need näevad seda, aga see ei kasvata midagi. See ei kanna seda sagedust, seda koosloomet, yin-yangi, naiselikus, mehelikkus. Ja see ei kanna sügavust. Seega siis tõeline nähtavus ei tule strateegiast, mis on õige, mis on vale, kuidas peab, kuidas ei tohi, kuidas on õige, kuidas kunagi tehtib ja nüüd ma pean seda kopeerima. Nähtavus endana, ehedusena. Selles Lady Grace'i teekonnal 12. nädalal ma ei õpeta mitte midagi. Inimesed tahavad teada, et aga mida sa siis justkui sealt teada saad? Sa ei saa mitte midagi teada. Sa ei saa midagi teada uut. Vaid sa saad nii suure ühenduse ja peegelduse selle mäletamisega eneses, mis tuleb su seest, tuleb su sinust, sellest kõigest läbi, mis on olnud mingite asjade all nagu kinni. See tuleb su teadvusesse ja sinu kehasse ja sinu hinge ühe korraga. Et see on see, mis toimub, see, mis aset leiab. Ja kui te küsite, mõistus tahab küsida, kuidas see käib, siis see ongi see energia, see on see energia, mis seal aset leiab, mida ei saa rääkida kolmandas võtmes ega mida ei saa rääkida vaatlejana. See on kogemus ja see on see teadlikkus, mis lihtsalt selles puhtuses esile tuleb, selle valikuga, et sa seda valid. See on see, kus teadvus ja universum ütlevad, et thank God, aitäh, et sa valid ennast. Jällegi mõistus tahab aru saada, mida see tähendab. Eks? Et tõeline nähtavus ei tulene strateegiast, vaid see tuleb kehastatud kohalolust. Sellisest sagedusest, mida ei saa teeselda. Seda ei saa mängida ega etendada. Vaid see on see ehedus. Seal ei ole kuidaseid. Seal ei ole nööri mööda kõndimist. Seal ei ole ette antud samme, vaid kohalolu ja teadlikkus. Mis järgmiseks selles hetkes.
Aga kui sa vaatad nüüd seda kohta, et miks inimesed loovad strateegiaid või miks me naised või mehed, miks me loome mingisuguseid strateegiaid, eks ju, oma peades või püüame õppida targematelt, on ju. Et nemad olid sellised ja nendel, sest me peame neid targemateks. Ja usume siiralt, et nad teavad midagi rohkem, mida ma justkui ei tea. Asi ei ole selles, vaid see, mis sulle tundub, et nad on targemad, nad lihtsalt mäletavad iseennast. Ja see, mis siin nende juures köidab, on see teadlikkus, et nad mäletavad iseennast, sest sa näed nendes iseennast ja see on nii suur tõmme selles suunas, kuigi loogika ütleb vastupidist. Et ma ei saa millestki aru, aga tõmme on nii tohutu suur. See on see, kuhu ma teid kõiki kutsun, olemaks nii tohutu suur energiatõmme, kus kõik sinu maailmas hakkab õitsele ja raha lihtsalt tuleb ise sinu reaalsusesse. Aga selleks, et see saaks tulla, on sul tarvis olla ehe. Päris sina, ühendus, teadlikkus, tingimused, armastus, valgus ja tõde. Ja see on valik, see ei ole mitte midagi muud. Miks me siis loome strateegiad? Strateegiad on turvalised. Ja need loovad justkui mingisuguse struktuuri ja sellise kontrolli või siis ettearvatavuse või ennustatavuse. Ja meie meel või ego armastab turvatunnet, tohutult armastab tunnet. Kui kõik on raamis, nüüd on see, siis egol on see väga suur siuke nagu pai. Aga kui ta ei tule kehasse, kui ta siia ei tule sisse seda softnessi, kui siia ei tule sisse seda pehmust, seda sügavust, siis sellel ei ole mingit mõtet. Keegi ei haagi sellega, keegi ei saa kätte seda. Ja kui keha ei tunne ennast nähtavuses turvaliselt, siis püüame seda kompenseerida strateegiatega. Võt see on üks hästi oluline koht. Kui keha ei tunne ennast turvaliselt, siis see on nüüd see koht, mis on meil tarvis taastada, et sa füüsiliselt tunned ennast turvaliselt. Siin on palju siin, kes vaatab praegu seda laivi, kes on Lady Grace'i teekonnal või siis on selle 12-nädalase protsessi läbinud, selle kohalolu detoksi nendest asjadest, mis ei ole tõde, need on nähtavale tulnud ja kadunud ja mis on tõde, on tõusnud. Et ma tean, päris mitmed on mulle isiklikult seda ütelnud ja te võite siia ka kirjutada seda, et see keha turvalisus, see keha turvalisuse kogemine selles protsessis, kuidas see tõstab esile ja toob selle metsiku erakordse sädeluse ja selle sära sinu hingega ühendusse ja sinu meelega ühendusse. Et te võite siin jagada seda turvalisuse kättesaamise kogemust. Et kui keha hakkab ennast tundma turvaliselt iseendaga ja siin maailmas. On ju? Nii et strateegia iseenesest ei ole üldse halb, mida siin maailmas õpetatakse päris palju, on ju. Aga et küsimus on just nagu see, et kas see strateegia tuleb kohalolust või see tuleb hirmust. Kas sa lood seda selleks, et sa kardad kaost või sa lood seda selleks, et oleks rütm või taktis. Teate, nagu tants on, seal on palju liigutusi, aga see takt, rütm, bachatat ma käin tantsima, eks ju, ma lähen täna tantsima. Neid poogneid, neid samme, kuidas siia rütmi seda kõike paigutada, see voolavus, see on see, millest ma räägin, sest see on see, mille sa ära tunned. Et tunneta, et kas sa lood strateegiaid oma elus hirmust, kartes midagi kaotada või püüdes midagi nagu vältida või hoopiski võimalikkusest, eks ju.
vaata, mis te kirjutate ka vahepeal. On näha teid või? Ehk on. Nii. Eve kirjutab, kas turvalisuse taga on emotsioon mentaalse füüsilises kehas. Turvalisuse taga on emotsioon mentaalse füüsilises kehas. Ei ole. See ei ole ühtegi emotsiooni. See on tühjus. See on see vaikus. See on see kohalolu intensiivsus. Ja see lõputu teadlikkus, et sa oled lõputu. Tuled lõputusest, lähed lõputusse, oled lõputu. See on see teadmine ja kogemus. Sa ei saa kunagi otsa, sa ei saa kuskilt alguse, ega sa ei lõppe kunagi. See on see seisund, kus sa seda teadvustad. See on see, mis tuleb mu sees praegu. Tere armas Liia. Tore näha. Turvalisuse teadlikkus on täielik enese vastuvõtmine kosmilises, maises, galaktilises võtmes. Mäletades, kes sa oled. Kaasates kõike, eraldamata midagi. Mõistusest väljaspool. Kirjeldamatu, määratlematu, defineerimatu. See ei ole lineaarne. See ei ole kontsentriline, kontsentreeritud. See ei ole käsitletav. See seisund, kus justkui sa pole mitte keegi, aga sa oled kõik. Ja see on asi, mida inimesed ei taha. Me tahame olla keegi, aga asja point on just see, et kuidas olla mitte keegi. Sest et kui sa jõuad sellesse punkti ja teadvustad, et sa oled mitte keegi, siis sa saad olla kõik. Ehk siis sa saad kätte oma tõe, sa saad kätte selle teadlikkuse ja sa tead. Ja sa tead, sest sa oled joondus. Ma ei tea, see info jooksis läbi minu praegust lihtsalt. Pidin seda jagama. Aitäh Eve küsimuse eest. Aga miks on siis oluline seda teadvustada, seda asja, millest ma just rääkisin, et miks me loome strateegiaid, sest need on ju turvalised, on ju. Hea küsimus. Sest kui me usume, et nähtavus sünnib ainult läbi õigete liigutuste, sest kui me usume, et nähtavus sünnib läbi õigete liigutuste, et lilled hakkavad õitsema läbi õigete liigutuste, toome siis niimoodi näitena. Või me usume, et ma ei tea, õunad tulevad puu otsa läbi õigete liigutuste ja me püüame hakata siis puuna tegema õigeid liigutusi, et need õiged liigutused, nende tulemusele tekib õun. Mõistate? Siis me lõikame ära oma tegeliku väe. Ja kui võilil mõtleb, et kuidas ma pean nüüd kas siitpoolt või siitpoolt, kas sealtpoolt või sealtpoolt, kas see on õige koht üldse kasvamiseks või ta ei mõtle siukest asju, ta ei tee strateegiaid selleks. Ja siis me lõikame ära oma tegeliku väe, kui me seda teeme, mis kiirgab läbi keha, mitte läbi peast juhtimise. Ehk siis me lõikame füüsilise keha ära, et me lõikame ära kogu põllu, kogu päikese, kogu õhu niiskuse, mineraalid ja kõik muud asjad. Ja hakkame lähtuma sellest, kuidas asjad käivad. Ja siis me ei lase päikesel omale kinkida, me ei lase mullal omale anda, me ei lase mineraalile omale panustada, me ei lase õhul nii-öelda sisse tulla, et
toitained saaksid füüsilises kehas justkui liikuda. Et see on niisugune metafoorne näide, niisugune paralleelne, niisugune konstellatiivne näide, eks ju. Et kui sa lood strateegiaid teadmata, mida su keha tegelikult tunneb, siis on võimalik, et sa loobid valgust pimedusse, aga miski ei vasta. Tunneta seda energiat. Kui sa loobid strateegiaid teadmata, et lihtsalt nagu kasutad mingisuguseid praktikaid või selleks, et nemad tegid niimoodi, ma teen ka niimoodi, sest siis ma saan selle, mis nemad said. See on see strateegia näiteks, või ma pean tegema niimoodi, koolis õpetati niimoodi, isa ütles niimoodi, siis ma teen kogu aeg niimoodi. Ma lõikan omal väe lihtsalt ära. Eks ju? Et kui sa lood strateegiat teadmata, mida su keha tegelikult tunneb, siis on võimalik, et sa loobid valgust pimedusse, aga miski ei vasta. Sest su sagedus ei kanna kohalolu. See, mis hakkab juhtuma Lady Grace'i teekonnal sinuga, aset leidma, see ei juhtu, see leiab aset, on see, et su sagedus hakkab kandma kohalolu kõigega. Kehaga, hingega, meelega. Ja siis see nähtavus, see tõeline nähtavus vastab sagedusele, mitte pingutusele. See vastab sagedusele. Sa lihtsalt oled ja kõik tuleb. Ja kehastatud kohalolu on metsik kutse. See on tohutu sünkroonsus, kuidas universum hakkab sulle kinkima nähtavalt vihjeid, kingitusi, mis peegeldab sulle, mida sa oled valinud, millist joondust sa oled valinud, millist kohalolu sa oled valinud. Ja kui su keha tunneb seda turvaliselt, seda nähtavust, et sa oled nähtav enese sees, enese asjadega, oma tõega, tunneb turvalisust ja ei ole ohurežiimis, ei ole ühtegi ohtu kusagil. Ja kui sa ei pea justkui midagi ka tõestama või kellegi ootusi parasjagu täitma, mida me siin maailmas nii palju teinud oleme, siis me ei pea tegema midagi, et olla nähtavad. Sa juba oled nähtav. Ja see on see, kuhu ma kõiki kutsun taanduma, kukkuma oma essentsi, sellesse olemusse ja olemisse, selle ehedusena, kes sa tegelikkuses oled. Siis sinu kohalolu selle kõigega muutub sageduseks ja see sagedus on nii võimas. See on nii võimas, mis kutsub kõik esile. See sagedus on nii võimas, mis kutsub kõik esile, mis peab sündima. Ja surema kõigel sellel, mis peab surema. Kaduma, transformeeruma. Sinust saab selline võnge või sagedus, mis puhastab. Nagu õhk, mis tuleb tuppa, kus on kinnised aknad olnud kaua. Ja sa saad hingata jälle. Ja maailm saab hingata, sest sa oled joonduses. Ja su ümber saab hakata hingama. Ja kes mitte, siis see lihtsalt transformeerub. See on sagedus, mida sa ei saa teeselda. See ei ole võimalik. Sa lihtsalt oled. See on see loodus, see on see planeet, see on see kõik see, kui sa vaatad seal lopsakus, mis praegu õues on. Õunapuud mul õitsevad ja lilled vohavad mul siin akna all. Ja see sagedus on selline sagedus, mis liigub enne sind. See on midagi, mida sa ei saa defineerida. See sagedus, see oled sina.
see on ennem, kui sa üldse ilmusid või sündisid. Ja kutse neile, kes on neid oodanud, et sa oma valgust kiirgaksid ja sädeleksid ja teadvustaksid, et sa oled sädelus. Ja raha järgib seda. Raha järgib nähtavust, joondust. Nähtavus tuleb joondusest, kohalolust. Aga nähtavus järgib kehaga kohalolu. Raha järgib nähtavust ja nähtavus järgib kehaga kohalolu. Turvalisust, lubamist ja tõde. Et kui see kogu see lugu sind täna puudutas, mis ma rääkisin, ja sind inspireerib tulla sealt meelelõksust ja alateadvuse, iseenda loodud alateadvuse harjumuslikkusest välja. Nägemaks oma väge, kui vägevalt me loome iseendale kõike. Ja nägemaks ka seda väge, milleks sa tegelikkuses võimeline oled, siis kutsun sind vestlusesse, sellesse kraadimisse, et sa saaksid veel rohkem selgust iseendas. Ja keda kõnetab siis Lady Grace'i teekonnale. Täna hommikul ma just teadvustasin seda, kui suur kingitus on see, kui üks naine otsustab energia, see otsus on kehaga, see otsus on meelega, see otsus on südamega, korraga. Ma ei tea, mida see tähendab. Ma ei tea, kuhu see välja viib. Mul pole õrna aimugi, mis saama hakkab. Mul pole õrna aimugi, kus see raha tuleb. Mul pole õrna aimugi sellest, mida see loob. Aga ma julgen teadvustada, et ainus väärtus, mis on, olen mina. Ja ma kavatsen leida üles selle ja mäletada seda, kes ma tegelikkuses olen. Seega, ma astun sellele teekonnale. Ja sellel hetkel, kui naine selle valiku on teinud, iga jumala kord ma märkan seda valgust, mis tema maailma ilmub ja tema ümber ilmub ja mida ta loob mulle ja kõikidele teistele, kes tahavad seda energiat natuke veel kogeda rohkem, siis esmaspäeval, täna on neljapäev, esmaspäeval on Tallinnas 1 majas meil Lady Grace'i kohtumine ehk siis naiste õhtu. See on ka sükast füüsilist kokkusaamist. Siis 2 nädala tagant, et suvel ma ei tee, 2 viimast korda on juunis jäänud, et keda kõnetab, tulge kohale. Et inimesed käivad seal 2 nädala tagant koos füüsiliselt kohtumas ja see loob ka väga-väga suurt nagu teadmist iseendaga. Üks-ühele coaching on absoluutselt midagi muud, sest et see on väga intensiivne iseendasse vaatamine, nähtavale toomine nagu väga-väga sügaval tasandil, rakutasandil läbi eluaegu, kus sa oled siis kehastunud, et sa saaksid särada selle tähevalgusena, kes sa oled, selle joondusena, kes sa oled. Kui sind kõnetab, tule kraadimisse. Eile ma tegin kraadimise ühe naisterahvaga, erakordse naisterahvaga, kes on ka siin grupis, kes pani ennast kirja ja sinu sügav sisin valik astuda suur samm lähemale iseendale sellel samal hetkel muudab kogu maailma valgemaks, kus on rohkem armastust, valgust ja tõde. Tänan sind tänase vaatamise eest ja armastus, valgus ja tõde on ainus, mis eksisteerib.
kohtume homme kell 12. kui natuke siia-sinna, siis ma kutsun teid kohale õigel hetkel. Ilusat päeva jätku!